No tere hommikust, sõbrad! Tegelikult on päeval kell 3. Aga täna on siis Tartu mootorratta hooaja avamine jälle. Et lähme viskame pilgu peale. Olen jälle Elvas ja siit tuleb mõni sõita veel juurde ja siis sõidame Tartu ja siis vaatame edasi. Et lähme vaatame vingeid ja ilusaid mootorrattaid. Täna on väga külm ilm, väga suur tuul ja ilmateade ütleb, et it feels like -1, no. Et ühesõnaga päris külm. Aga pole hullu. Igal pool on kogu aeg lund ja vihma ka sadanud, vaadake pilve seal taga, et õudne. No nii. No tere! No nii. Elvira laps. Ja Indrek peaks ka kohe tulema. Siit lähme Tõrvandisse, saame Andreasega kokku, et Tartu poole aega. Ma sõidan teil taga. Tere! Tere! Vaata, kui sa videosid teed, siis vahepeal lõika, see on sulle. Kertne, näitad, see on sulle. Ma tean, et mulle. Väga kihvtid videot, tee rohkem. No proovin. See on kõige tähtsam, et eesti keeles kõik vaata. Jah. Et jah, umbes tund aega tagasi sadas lund, siis oli ränk padukas ja praegu on igal pool päris hullud pilved ka. Aga ei, meid see vihm ei häiri selles suhtes. Et meid see vihm ei häiri. Lähme vaatame üle ja ajame natuke juttu ja et motohuvilised inimesed, kes siin kõik on, et rääkige, mis masinatega te sõidate ja kui teil veel masinat ei ole, siis mis liiki mootorrattad teile meeldivad, et kas bike'id või supermotod või crossikad või Harley Davidsoni laadsed asjad või mingi maanteerattad või endurod või ma ei tea, mida iganes, et igal ühel oma maitseaga. Et võite kommentaaridesse jätta, et millised teile meeldivad siis. Aga ilm ise on jah päris külm. Et see tuul kohe lõikab läbi, see on nii külm. Aga õnneks sai paksult riide pandud, panin veel vihmapüksid ka jalga, et vihmajopet peale ei pannud, muidu oleks liiga palav hakanud, aga kui kuskil peatus on ja ikka räme padukas tuleb, siis viskan peale ka. Aga Indrek seal ees sõidab siis põhimõtteliselt sellise Harley Davidsoni moodi aparaadiga. Ma ei teagi, kuidas neid täpselt kutsuda, endal pole kunagi olnud. Siis tema poeg on taga sellise endurokaga, hea tetiratas, krossi kummid all, Yamaha. Ja siis minu ees on Elvira. Temal on selline maanteeratas, paigilaadne selline. Ja minul siis siin supermoto. Siledate kummidega. Et jah, nüüd läheme siis Tõrvandisse, nagu ma aru sain. Ja sealt tuleb üks teine YouTuber juurde. Tema kasutaja nime on Meisner YouTube'is ja tema teeb siis inglise keeles videoid. Võite pilgu peale visata. Et sellised lood.
tankla juures peakski olema. Meie poiss, kellega me kokku saame siin. Tsiklimees Meisner. Noh, külm jälle. Ei ole hullu. Kas Kille käest nägid, mis seal oli või? Ja. See oli metsik, lihtsalt metsik. Kusjuures enne tulekut vaata mingi 20 minti räna lumi sadas all. Uus kostüüm seljas ja... Ostis uue? Ostis jah. Nii. Meisner ka juba. No miks nii jõutada? Tal oli ka mingi tonnine paikist. Jah. Tonnine kikser. Jah. Mis ta oli 118 kilovatti või? See on ikka masin. Lennuk. Jah. Võrreldes meie mobodega. No nii. No nii, Meisner on kohal. Ma ei tea, kas ta mul vilib siin, aga... Tšau. Tšau. Vaatame kohe pilli üle. Arrovi sportsumpa küljes. Tonnine kikser siis. Panen edasi. Päris norm, jah. Sellesse. No see on sellesse juurde. Okei, aga ma mõtlen, kas me panen üle silla, panen tagasi, panen selle kaudu. See Hiina linna või? Ma arvan, sealt kaudu jah. Jah, lihtsalt võistab. Ei ole mitte vastu poole. Okei. Et siis 2 inimest tuleb veel kuskilt juurde. No nii. Kurat, paikide välimus on nii ilus. Ma natuke isegi igatsen paiga sõitmist. Aga samas, mulle meeldib vahel ikka metsas ja kruusal ja igal pool niimoodi ka käia, et paigist hakkab kahju, kui selliste teede peale minna. Midagi on, mis mulle nende Itaalia asjade juures meeldib. Maseratid ja Ferrarid ja tellisin endale ka GPR-i sportsummutit sealt Itaaliast. Et ja, ma ei tea, mulle kuidagi need brändid meeldivad. Aga see selleks. Oi, mulle see hääl ei meeldi, see sahi kulutab piduriklotsi, see on nii kolena. Aga see ei takista mind ikkagi Google üritusele minemast. Et tuleb kohal olla ikka, kurat. Isaga ka üks päev rääkisime, et kurat, 30 alad, kurat, suure bussiga sõidad, kuradi, teise käiguga, kuradi, liiga undab, 3. käiguga hakkab nagu liiga aeglane, et lollakaid märke teevad vahepeal mõnes kohas ikka, see on nii ajuvaba. Et jah, et automaatkastiga pole hullu, aga mis sa teed? Midagi hakkab sadama. Kaamera saab ära katsetada, et kuidas on, vaata.
mikker, mis ei tohi saada vett. Aga noh, mis ma teen? Loodame, et ei hakka kõvasti sadama. Kuigi pilved on küll sellised, et võib hakata vabalt. Täitsa pael. Rahe ja lumi ja lörts ja mida iganes. Lõpeta ära. Oi jah. Teed lähevad väga libedaks. Täitsa kinona. Täitsa pael. Küll on tore ikka Eestimaal elada. Üks hetk paistab päike, siis sajab lund, siis sajab vihma, siis on äike, siis on jälle päike. Oi jah. Ei ole mõtet Tonisega võrrelda siin mingi kuradi 600 kuubikulisel supermotel. Aga noh. Nii hakkab sadama jälle. Oi, keegi teeb šašlekki kuskil, küli mõnus. Nii. Mõnus on püsti sõita vahepeal, jalgu sirutada. Paigiga väga seda teha ei saa. Päris ebamugav. Tere kutid, tsikleid võin filmida? Võin kõik on. Mis on Kawasaki Z? 900. Ahah, päris hea. Tervist, arvun, kasvab. Mis masin see on? See on äkki mingi Honda. Ise tehtud Honda, lihtsalt Honda. Aga kubatuur? Kubatuur, mis on? Ei ole 600. Z900 siis, see on päris normaalne pill. Keegi tuli jälle 1150 RT BMW. Tere, Kristoffer! 100 aastat pole näinud. Oota, ma võtan kõik ära. Mina!
see on korralik kruiiser maantee peal sõitmiseks. Ma ei tea, kas te Kerti üldse näinud või? Oleme küll näinud, kuskil me nägime. Tere, võib-olla. Jõudu, vaat näeb. 100 aastat. Nii, keda veel? Tere. Kõige tähtsam mees. Kerst. Katrin. Väike tankla peatus siin ja siis liigume edasi kohe. Ei, ma võin sinuga ka rääkida. Sa teed ainult inglise keeles, on? Ma teen inglise keeles, aga ma teen seekord teistmoodi, et muidu ma tegin vaata niimoodi, et ma panin selle filmima ja siis ma panin muusika taustaks. Aga nüüd ma mõtlesin, et ma teen niimoodi, et ma räägin sõidul, teen nagu ingliskeelse dialoogi, vaata. Ja siis vaatab äkki võib-olla inimestele meeldib selline stiil rohkem. No muidugi. Katseta. Ja täpselt. Tuleb erinevad viisi katsetada, kuidas oma videosi välja saada. Õige. Ja ma tean, sa filmid nii, et... Ja. Ma juba enne rääkisin ka teistele, kes sa oled ja mis sa teed. Okei. Ei no, eks ma pärast teen ka veel kokkuvõtted. Nagu eelmine kord vaata, shoutouti sulle. Võib-olla on inglise käidi kanali poolt tulnud ka käidi vaatajaid. Noh, jah. Vaata käidi AI-ga ju saab ju need ingliskeelsed supakad asjad alla panna, et siis võid eestikeelse videosi ka vaadata. Ma ei ole veel kunagi kasutanud, täitsa võhiks sellel teemal. Kui sa ju video ülesse paned, siis seal on ju see koht, et generate subtitles või midagi sükest. Siis seal saab panna, et sinu sellest genereerib ingliskeelse supakad. On need sõnad õiged ka või? No ütleme nii, et suurem osa on õigelt, aga mõni sõna võib panna. See on sama, ütleme, nagu sa kasutad Google Translate, mõni sõna läheb ikka mõni. Oled kena pandu? Ei, see on sellest ajast saadi, kui ma tsikli ostsin. Ma ostsin selle sõbra käest, sõber näitas mul selle 2012 ja ta tuli Saksast sellisena samamoodi. Ma ei ole viitsid see iluviiaga tegema. Ei, muidugi. Kui mina Küllili käisin, siis ma kukkusin siia poole, aga seal ei ole hullu midagi, ma kukkusin lihtsalt niimoodi. Aga see oli seda halb situatsioon, kui esiratas vajus killustiku sisse ja järsku ütelda, see oli kõik. Noh, õnneks midagi hullu ei olnud, aga õlale see viga, et õlg oli 3 kuud kõigi paigast. Või nüüd paigast, aga valutas täiega. Nüüd on korras kõik? Jah. Loodame, et saab nüüd hooaega nautida. Nüüd on normaalne kõigi varustus ka, et siis ma ütlesin enne enda videos ka, et see kombe pool oli kõigi mul, tegelikult see oli mõeldud ju 1,90 m. Ma olen 1,97,5 m. Ma mõtlen lihtsalt, kui kõigi pitsikas kogu aeg. Nüüd ongi, käisime Tallinnas, ostsin uued teksad, uue jope asjad. Kuda need püksid on? Siin on põlve peal, kaitsmed? Siin on kõik kaitsmed. Tagumikul ei ole? Ei. Aga siin selle, ma tahan veel selja peale ka kaitsepäeva koht, aga selja peale ei ole. Ma tahtsin motodepoost osta, aga ta ütles, et neile just olid otsa saanud. Nüüd ootab, millele neil saab. Aga paneme minema, tundub, et hakkame sättima. Jah. Ma kohe vajutan siit kohe filmi, muidu kõrdi jälle ei hakka filmi. No nüüd hakkas filmi. No nii, nüüd lähme natuke suurema pundiga edasi. Seal taga siis Tartu kutid. Ühel oli ise tehtud masin ja teine siis Kawasaki Z900-ga. Ja üks BMW tuli ka juurde veel. 1100 kuubikut. Korralik selline matkapill, kohvrid, värgid, särgid küljes kõik. Ja siis minu väike võrr. Aga noh, vähemalt midagigi, mis seal ikka. Nii et kui keegi tahab koostööd teha, siis võtaks uue mootorratta üheks suveks väga hästi vastu, katsetaks. Jah, mida iganes. On vist minek. See tsikkel kärab küll praegu. Kellegi lakku teinud. Aku või? Peab võib-olla käima lükkama või? Lükkame käima või?
mitte sisse keeran, ta teeb kiigusid lahti, kes nii saa lükatud käe panna. Sa ei jõua lükata seda käi. Muidugi tal on kuradi piukesed, seni pole me lükkanud kuradi sees erri. See on nii, et vaja oleks, aga muidugi proovida või muidugi. Sinna poole kahekesi lükata ja No proovime. vaatame, mis saab. Järsku vaatame, kas jah. Tööta, kui valmis on. Teine käik pane sisse ära, pidurit hoia all. Väike väljas. No nii. Ja nüüd sealt mäest alla. Ma arvan, ära pealt tulegi, lükka jalgadega. Sa said midagi vähe? Teisega võib-olla jõuab, aga järsku jõuab. Järsku lase lahti siis. Andreas, ära starterit jumalad, aga süüde pane sisse, süüde on sees vähe. Nüüd sidurit hoia all, sa hoog üles ja siis viskad siduri lahti järsku. Davai, Starterit pane juurde, see võtab voolu ära. mine sealt mäest alla. Ova. Sai käima või? Okei. Tasub jantida. Väikse asja pärast. Tsiklimehed 11 ei jäta. Üks asi on, kui sul on pill täitsa pers, siis läheb treilaga koju, aga väiksed asjad, siis tasub ikka alati teisi aidata. Nii. Nii, oleme kiriku juures kohal. Ma arvan, et nad on seal taga, kus eelmine aasta. Võib-olla, aga noh. Või lähme vaatame. Tundub, et on seal. Üks poiss meil üle siin. Olemegi kohal. Ma lähen teretan eelve mehe ära. No jõu. Oleme siis siin Äksi kiriku juures kohal lõpuks. Tavaliselt iga aasta on siin kuradi kõik tee, kõik murulatsid täis olnud siin neid tsikleid. Aga see aasta nii palju pole, aga lähme vaatame, kui palju neid on ja siis vaatame, mis tsikleid siin on. Et võib-olla tuleb veel natuke juurde ka, aga nüüd Yamaha Virago. Tegelikult siin midagi ikkagi on küll, aga mitte väga palju. Vaatame. Väga palju ei ole, jah. On. See aasta on jah päris vähe inimesi. No jaa, aga vaata külm on ka ju. No seda küll.
et need on juba rohkem nagu patrioodid, vaata, kes tulevad. Pooled ilmutasid lumiga ära. Ega kui on külm, siis on pekkis. Aafrika twinnid ja värgid ja kõik. Ma tean, kus meitrid, ma näen seda pikkust, häälestan kuradi usakat, oligi seal, tegime siis nagu nullist kuradi, mõjutabki lihtne. Enamus on ikka sellised adventure tüüpi mootorrattad ja sellised Harley moodi ja muidugi paike leiab ka, aga kui suurem osa selline, kes täna tuld on, siis tegelikult kõik jagub. Powered by Traktor. Et jah, võite vaadata eelmise aasta Tartu Avamist, kuidas siis oli. Siis näete, palju siin reaalseid tsikleid oli. Saite aru ise, milline tuul täna on ja vihm ja lumi ja kõik. Et jah. Ei, kohvrid on teised. Maru ilus. Aga sama mootor on peal. Aga nagu öeldi, et need, kes tulnud on juba vanad patrioodid, eks mõni uus ka kindlasti, aga sealt tagant ei pääse küll ligi. Vaatame siis niipidi küll. Norm ja Mahva või? Husqvarna. Куда поедем пожрать? А что? Мне понравилось за 3 евро, да? Kuidas siis on? Elus ja terve ja vormis. Kurat, see on äge KTM. No nii, sellised lood siis. Päris vähe see aasta, aga samas ei ole hullu ka. Vähemalt keegi on kohale tulnud.
küll sa sealt lähed otse. Ja, otse. Äksi kirik siis, nagu öeldud sai, siin on käidud ka juba eelmine kord, et korra ukse pealt piilume sisse ja vaatame, mis seal on siis. Ja ma arvan, et äksi joogipausi võiks ka teha. Mängib bänd, mängib. No nii, rääkisin selle põhiautoga, et tuli natuke ettepoole, et hakkan filmima. Näe, tulevad. No nii. Turvatsikid ka valmis. Toin 300 BMW. No nii, paraad hakkab pihta. Toits rämm, võrad ees otsas, see on pilne. Ma kuulsite seda mootori müra või täitsa paelne.
kuradi kõige viimasena sõitnud kunagi. Vaigid seal juba kurat tuuritavad inimestele.
normaalne. Ees oli mingi külgkori veel, see pani pikka aega kuradi külg üleval. Vaatasin huvitav, kas see reht maha ka tuleb. Te olite päris ees vist või? Oli jah. No said oma pildi peale. Ma loodan küll. Kuna mul on käed jumala jääs. Mul ka juba läks krampi vaikselt. Mul küll külm ei olnud. Hea varustus. Aga käed surid ära, muuda midagi. Ma vist lähen ise sööma kuhugi. Ahah, sa oled veel kuskil. Okei, hullama. Ma käin... Tegelikult sa oleks ikka võid tulla meiega peole. Ma usun. Aga Pärnus teeme. No jah. Räägi. Võtta siis nädal enda aega vabaks. Nädal. Meie läheme küll pühapäeval ära ja kui ma arvan, sina küll lõpuks kainest ei saa. Alustame Jakuga ja... Ma ütlesin Insule ka, et mulle kõrdi see pidurigeedis ja mul see hiinakasse kahe osaline, mul see kõrdi ots kukkus otsast ära. Sinu lendaski midagi, sa kellegi mingi plekitükk lendasid vastu asfaldit. Mis jama on vajutud, kurat, midagi on puudu, vaatan, kurat, ainu plastikosa on alles. Mingi plekitükk käis küll jah, minust mööda kõrvalt. Aga ma ütlen täna jah, et kõigepealt see Ülja lendas ära, haku ära ja siis ma ei tea, mis täna toimub sellega. Ei no teinekord on lihtsalt, mis sa teed, noh? Ei, seda küll. Nagu eile kuradi keset seda ja kuradi, keset kuradi silda ja kuradi tsikkel seisma. Ei tea, mis tal juhtus. Ja eile ütles, et see ei ole tal esimene kord, kui niimoodi juhtus. Noh, ega need masinad enam pole uued ka, see on loogiline, et kogu aeg midagi peab valmis olema. Jah, see ongi see, kui mingi alati kuskil pikemal otsal lähed, siis kuradi hirm on näha. Ja, on jah. Vaata, nagu eelkord ühes mu videos on näha, kui me sealt kuradi Pärnust tulime, siis enne Valga maanteed kuradi selle gaasitrost läks puhus. Käru peale panite, ma nägin. Ma käin võtta raha veel. Hooaeg on nüüd avatud ja ma arvan, et me oleme siit edasi sööma kuhugi. Et kuradi, vaatame lõunake juurde. Ma arvan, et seal oli see kuradi Mac oli remondis, aga lähme sinna KFC-sse. Lähme vaatame. Võtame paar purksi või võtame heine või ma ei tea. Pole täna söönud ka midagi. Lähme sööme kõhu täis ja siis lähme koju. Juhtub. Ma ei tea, mis jama ta on enne oli. Kuule, aga Davai! Eks siis järgkord näeme, see peol ei tule siis. Aga ongi ennem kui ei näe siis Pärnus. Jah, davai! Kuule, aga davai ja edu! Ole tubli! KFC-s siis läheb aega natuke.
jah. No nii. 2 Kentucky kastet, friikad, Koleslavi burger, koka. 3 purksi koju siis viin Ilonale ja küll, laseme heal maist. No nii, sõbrad, mootorratta hooaja avamisel käidud Tartumaal. Kõht on täis, tuju on hea, päike hakkab ka välja tulema. Ja nüüd on mul aeg koju minna. Paneme selleks korraks asjad kokku. Ja ma arvan, et kui varem ei näe, siis Pärnu hooaja avamisel ikka näeme. Et plaanis sinna ka täitsa minna. Aga kui teile video meeldis, siis nagu ikka, drill on teada. Pange like ja subscribe ja kommenteerige, mis meeldis, mis ei meeldinud ja näeme juba järgmises videos. Davai!